tere taas! No üks suurepärane võimalus, kuidas enda aeda taimi juurde saada, ilma et peaks ise neid paljundama, on erinevad taimevahetusgrupid. Ja minul õnnestus täna vahetada ühe väikse purgi mee vastu roosa pojeng. Ja eks ma pean tegelikult lihtsalt seda vahetajat uskuma, et see on roosa pojeng, mitte roosakas valge pojeng või lilla pojeng või midagi. Aga sellest pole midagi hullu, sellepärast et ma olengi just siia tänavapoolsesse külge rajamas ühte püsililleveenart, mis on natukene sellise mõttega rajatud, et oleks just selline putukate sõbralik. Aga miks pojeng? Pojeng sellepärast, et temal jääb peale õitsemist väga ilus lehestik, mille varjus siis erinevad tegelased saavad elada, toimetada. Ja mina saan siis varasuvel endale lõikelilled, mida ma väga armastan, luppavaasi viia, kui siis ka inimestele kinkida. Et miks ma selle putuka sõbraliku püsilillepeendra, mis tuleb mul kuskil 20 meetrit pikk ja 2 meetrit lai, rajan siia tänavapoolsesse aeda, ongi see, mida te ilmselt praegu ka kuulete, et isegi pühapäeva õhtul on tohutu liiklusmüra ja ega ma siin tegelikult vabatahtlikult oma aega ei veeda, aga näib, et putukaid see ei häiri. Nii, aga selle pojengi juurde. Üleüldse, kui ma toon endale võõrast aiast taimi, siis ma kohtlen neid erilise hoolega mitmel põhjusel. Üks põhjus on see, et ma ei taha tuua oma aeda juurde tegelasi, kes ei ole siin oodatud, ehk siis igasugused lusitaania teod ja muud sellised. Ja sama kehtib tegelikult ka nende istikute kohta, mis ma olen ostnud ka aianditest, et ikka juhtub, et seal on midagi või kedagi veel, keda ma oma aeda tuua ei taha. Ja teine asi, tuleb kindlasti vaadata, et ei oleks taimehaigusi. No siin on mul pojeng, kes tegelikult on juba puhkeseisundis ja need pungad, mis siin on, tegelikult puhkevad ja jätkavad oma arengut kevadel, siis kui õige aeg on. Ja mida ma siin juba näen seda, et õnneks see inimene, kes mulle selle pojengi välja kaevas, õnneks ei kakkunud neid umbrohtusi ära, nii et minul on võimalik need siis selliselt eemaldada, et ma oma püsililleveendrasse nüüd neid juurumbrohte, kes on totaalselt tublid kasvajad ja väga head püsikud samuti, et ma ei viiks neid koos selle pojengi istikuga. Siin esimesena jäi mul näppu üks väga mõnus ja elujõuline naadijuurikas ja siin on isegi jäänud naadileht külge, et kui te kaevate teistele inimestele oma aiast istikuid ja teil on umbrohu probleem, siis tegelikult on ülihea, kui te jätate selle rohelise otsa siia külge, et siis ei teki seda segadust, et kas see juurejupp kuulub siis sellele istikule või tegemist on hoopis mingisuguse umbrohuga. Sest kui ma nüüd koos selle umbrohuga selle istiku maha istutaksin, siis ma pean järgmine suvi ja kevad jätkama seda puhastust, et siin on jällegi see naat, ma panen nad siia, ma pärast hävitan nad ära ja siin ma näen, siit tuli lahti üks kellukas, ta on jõhkralt ilus ja armas, aga ma tean seda juurt, sest ma olen seda üritanud enda ühest teisest püsililleveendrast vist juba 5 aastat välja kaevata. Ma tõin ta ise oma aeda, teate, sest et ma arvasin, et see on kohalikele tolmeldajatele hullult hea taim. On, aga ta ei oska teistega arvestada. Üks kellukas, see läheb erikohtlemisega hävitamisele. Mõnikord tundub mõne taime enda aeda toomine hullult hea mõte, aga kui on aega, siis on mingi puutükk, siis võiks enne uurida, sest et mind hoiatati ja ma ei kuulanud, et kellukad võivad olla ikka tõelised paharetid. Et siit jälle vahelt pudises üks kellukas. Nii, siit alt on üks naat ja ma ei soovita kunagi neid jõuga tõmmata, sellepärast, et kui te tõmbate neid umbrohujuurikaid jõuga, siis nad katkevad kuskilt ära ja kevadel ei ole mitte mingi probleem sellel naadijuurikal oma kasvu jätkata. Okei, nüüd läks natuke halvasti, siis ma tegin selle katki. Ma loodan, et ma saan teiselt poolt ikkagi kätte. Nüüd ma luksin punga ära. Et siin on ka üks, sest ma tegelikult ei taha seda roosat pojengi rohkem jagada. Ma tahaksin need umbrohu juured siit tervena kätte saada. Pojengi istutades võiks silmas pidada seda, et ta jääb oma kasvukohale paljudeks aastateks. Siis täiesti okei on teda natukene jagada, sest et näete, kui võimsad juurikad on sellel roosal pojengil. Kui kaevamisel juhtub, et need juurikad lähevad katki, sellest ei ole mitte midagi, küll aga võiks pöörata tähelepanu,
et need kohad, mis on vigastatud, et oleksid kõvad. Siin on nad väga sellised mõnusad, kõvad ja tugevad, et taim ise parandab need haavad ära, neid ei pea kuidagi töötlema. Keeruline on sellega, et kuidas ma selle umbrohu siit kätte saan. Siit vaatab mulle otsa üks väga elujõuline naat. Ma siit nüüd natuke meil... tuli lahti. Ma proovin selle nüüd siit... Oi, ei tulnud lahti. Vaatame siis teiselt poolt, kas ma saan kätte veel. Issand, see ei ole ka poieng, see on ka naat. Oi, nüüd läks halvasti. No näed, ma arvan, mul läheb natuke rohkem aega selle juurikate eemaldamisega, sellepärast et pigem siin võtta aega ja need naadid õrnalt välja meelitada, kui jätta need siia ja siis kevadel nautida oma poiengi koos väikse naadilisandiga. Ilmselt on nad ühest pisut vanemast aiast välja kaevatud, vähemalt selle taimevahetaja jutust jäi selline mulje, et nad olid äsja kolinud eramajja ja siis seal aias olid ohtralt poienge, et nad ise ei soovinud kõike alles jätta ja kui see ongi kuskilt koos sellisest umbrohusemast kohast välja kaevatud, siis ei ole siin ju mitte mingit üllatust, et tuleb. Ma näen, see teine ots on siin, mis liikus. Ei ole üllatust, et siin on poiengi juurikate vahel on naat ja killerkellukas. Nii. Poiengi istutan ma sellise mõttega, et ta jääb siia kasvama väga pikaks ajaks. Ma ei mõtle siin 1-2 aastat, 5 aastat, vaid ma kujutan ette, et ta võiks kasvada siin, ma ei tea, mitukümmend aastat. Ma tegin siia augu ette, aga praegu ma näen, et see auk on juba liiga väike, ma pean ta suuremaks tegema. Et kui ma teda praegu siia sätin, siis ta jääb liiga kõrgele, sest need pungad, mis siin on, peavad jääma miinimum 5 sentimeetrit mulla alla. Ja kui ma sätin need juurikad siia auku, siis need jämedad juured ei tohi olla pinge all. Nii et ma teen natukene suuremaks selle augu. Ja kuna see istutus on väga pikaajaline, siis siia istutusauku ma hakkan järjest sisse segama omaenda kodus tehtud komposti, mis on mul siin ämbris juba valmis, sõelutult valmis. Mulle meeldib tegelikult oma komposteris ka suurem kogus komposti nii-öelda valmis sõeluda, et kui mul on vaja, et juhtubki, et täna oli just see päev, kus ma sain Tartu taimevahetusest endale selle toreda roosa poiengi. Ma olen ülitänulik sellele inimesele. Võib kindel olla, et see taim saab absoluutselt hea kodu. Ja iga kevad, kus ajajalgne on siin jällegi, ja iga kevad saab teda siin imetleda, siis on hea, kui on istutuseks kohe kompost ja vihmavesi olemas. Nii, ma proovin uuesti. Näed, nüüd ta läheb palju paremini siia, ilma et need juurikad oleksid kuidagi pinge all. Nii, ma vaatan ka, mul on lähim poieng on siin, no ma arvan, kuskil 1,20 meetri vahet neil, et siia vahele ma saan hiljem panna siis osasi hilisemaid ja varasemaid, näiteks sibullilli, 1-aastasi taimi, ja see pune tegelikult laiutab käegu, ta tegelikult mätas on 4 korda väiksem, kui ta praegu välja näeb. Ehk siis, et siin peaks kuidagi niimoodi teineteise suhtes paiknema, et lähemale ma poiengi põõsast teisele poiengile ei tihkaks istutada. Nii, ja mulle tundub ka, et olenemata sellest, et praegu need ääned on kõrgemal, ma korra vaatan, ma pean labida, et ka see pungade sügavus on minimaalselt 5 sentimeetrit. Super. Et pungad peavad mulle alla tagasi minema, sest muidu nad ei talvitu. Natukene panen niipidi veel. Nii. Siit alt tuleb mul vastu siuke kruusa ja savisegu. Ja kui ma hakkan siit järjest lihtsalt segama siis seda koduskomposti, et siin on igasugused taimede jäänused, papijäänused, toidujäänused, mis iganes komposteeritav on. Kontorist ma toon veel juurde kohvipaksu. Mul on nii toredad kolleegid, kes täidavad minu väikest ämbrikest kraanikausi all ja kui ma kontoris käin, siis ma saan selle mandi kõik endale.
ja kohvipaks on suvel hästi hea, et ta on ka üsna lämmastikurikas, ta paneb selle komposteri hästi käima. Ja kõik mait, mis meil aiamaal, taimeust, kõik ma komposteerin ära, mul kohutavalt ütlen niimoodi, et see on üks mõnusamaid tegevusi, sest ma tean, et see on ringlus ja ma tean, mis seal komposti sees on. Ja mina ei pea ostma väetisi juurde, sellepärast, et ma oskan seda ise teha. Nii. Üldiselt pojengi sügisel kastma ei pea. Aga praegu, kuna on sellised jämedad ja juba puhkeseisundis juurikad, siis ma oma raskusega see peale vajutada ei taha. Selleks, et see muld läheks igale poole nüüd siia juurikate vahele. Nii et praegu ma kasutan vett selleks, et see muld sinna ka saaks, et siia ei tohi jääda selliseid suuri õhuavasi ja auke. Et kui ma siin nüüd vett panen ka, siis ma tegelikult nagu jälgin, mis nagu saama hakkab. Ja oma keharaskusega ma natuke vajutan peale, aga siis ma vajutan siia kohta kuskile, kus ma tean, et ma juurtele peale ei vajuta. Ja praegu tegelikult ma juba tunnen, et juba selle esimese 3 liitriga hakkab ta siia kinni jääma. On lihtsalt vaja, et see vesi viiks ka selle mulla sinna, kuhu ta minema peab. Ja nii ma siis siit kihilt nagu täidan, et siin on selline ämbritäis komposti. Sellisele põõsale ei ole palju. Näete, kui suur värvivahe ka on tegelikult kompostil ja sellel mullal, mis siin on. Et siin maja ehitusega on üks kodanik, vihmauss. Ma tõstan su sinna poole, häirin sind rohkem. Maja ehitusega on see pinnas siin läinud pahupidi, et siin on sellist kruusa, kivide, liiva ja savisegu. Aga püsililleveendres, kui kompostin omas käest võtta, siis tegelikult on üsna lihtne neid tingimusi siin koduaias ka püsilillede jaoks, kes armastavad natukene viljakamalt mulda, väga lihtne muuta, siis viljakamaks. Ja minule meeldib ka komposti või lehekõduga mutsida nii köögiviljapeendreid kui püsilillesid. Ja see tegelikult on hästi tore, sellepärast, et ühest küljest ta hoiab ära üheaastast umbrohtude seemnete idanemuse ja teisest küljest pidevalt ta rikastab mulda siis uute toitainetega ja kõik käib nagu ringiratast ja mina saan vastu siis siit pojengist ilusad lõikelilled. Lõikelille ikka läheb vaja. Nii. Ja nüüd ma ootan, kuni vesi teeb oma töö ära. Enamus vett on nüüd siia pinnasesse ära imbunud ja ma üldse ei muretse selle pärast, et olenemata sellest, et see pojeng on praegu puhkefaasis, et see vesi siin mingit pahandust teeks, kuna siin alla on ka kruusa ja liivasegu, siis see vesi läheb siit ilusti ära ja ta ei jää siia seisma. Kui ma istutaksin oma aia teise nurka, kus mul on savikas muld ja väga sügavani välja, siis ma oleksin pisut ettevaatlikum selle vee kasutamisega, aga üldiselt pojeng on ikka väga andestav taim, nii et midagi väga hullu ei saa juhtuda. Et praegu ta on ju puhkeseisundis, lihtsalt peab vaatama, et ta ära ei mädane. Ilmselt ei mädane. Siin vähemalt, siin pole aias kindlasti mitte. Peab vaatama, et kui on selline oht, et vesi ei saa kuhugi ära minna, siis natukene ettevaatlikumalt võib-olla sellesse kastmisesse suhtuda, et siis jälgida ikkagi kuidagi teistmoodi, tagada kuidagi teistmoodi, et juurte ja taimede juurte vahele ja mulla vahele ei jää suuri õhuauke. Nii. Ka siit peale vajutamisega ma olen praegu võrdlemisi ettevaatlik just seetõttu, et nägite ju isegi neid imelisi pungasi ja neid ma kindlasti ei taha mitte kuidagi vigastada. Nii. Ja väga hea on ka, et see armas inimene, kes selle pojengi välja kaevas, jättis ikkagi sellised pikad varred, et kuna ma seda istutusala alles praegu rajan ja mul on tegelikult mingi plaan ka olemas, aga ikkagi on hea, et mul on siit need varred näha, et ma siis ikkagi just täpselt siia selle roosa pojengi istutasin, et kui ma nüüd hakkan siia panema ka selliseid sibulilli, mida just sügisel istutatakse, siis ma oskan selle taime mõõtmetega igati arvestada.
nii, natukene siit pealt veel sätin ja midagi muud ei olegi. Nii palju siis ühest sügisesest pojengi istutusest. Kes veel ei teadnud, siis sügis ongi kõige parem aeg pojengi ümber istutada, sest siis on ta puhkeseisundis ja kui ta kevadel alustab, siis ta ei pane midagi pahaks ja võib-olla ei saagi aru, et ta on uude koju kolinud.